Merebaasis toimus siis reservõppe kogunemine, kus siis arutati või viidi läbi formeerimine, väljaõppe, õppus ja lahtiformeerimine tuleb. Olen väga rahul selle 2 nädalaga, mis siin sai veeta. Olen väga rahul nende õppejõudude aatelisusega, pühendumusega ja selle kompetentsi hulgaga, mis nad on siin kontsentreeritud. Olen rahul sellise distsipliiniga, mis valitses, eriti oli minu eest distsipliin kõrge reservväelaste poole pealt. Ma arvan, et see on, või merevägi on ja reservväelased on jõudnud sellisesse staadiumisse, kus üksteise mõistmine ning teadvustatud selline riigiteenimine, et tsiviili poole pealt on nagu väga teadlikuks muutunud. Ja olen väga rahul selle 2 veedetud nädalaga, olen rahul selle kogemustega. Kõige meeldivamad hetked oli kindlasti koondharjutus ja selles mõistes, et kuna viimane töökoht oli laeva peal ja siis nüüd ka siis seda laevajuhtida kaldalt, kus oli siis erinevad reservõppe kogunemise osavõtjad üheskoos ja seda asja planeerisid ja läbi viisid, siis see oli üks meeldiv. Kõige vahvam oli ikka koondharjutus, just mis läbi sai, mis algas esmaspäeval ja lõppes eile õhtul, kus siis seda eelmisel nädalal õpitud sai proovida, vaadata, mis siis sellest välja tuli, mis olid puudused, mis läks väga hästi, seda võib-olla edaspidi teistmoodi teha. Tahaksin siis tänada kõiki meie reservväelasi, kes reservõppe kogunemisele kohale tulid. Meil oli osalemise protsent suhteliselt hea, et see annab lootust, et järgmisel korral asjad samamoodi meil õnnestuksid ja siis juba põhiüksuste koosseisus. Ja samuti tahaks siis tänada reservõppe kogunemisel osalenud perekondi, kes on siis 2 nädalat saanud ilma meeste ja isadeta hakkama.